Psühholoogid Daniel Kahneman ja Amos Tversky lasid oma katses osalejatel 5 sekundi jooksul lahendada ühe neist 2 tehtest. Ühega algava korrutise lahendanud katsesikute vastuste mediaan oli 512. 8-ga algava puhul oli mediaaniks aga 2250. Kuidas on võimalik, et sama tehte puhul saadakse nii erinevaid vastuseid? Oletame, et keegi küsib teilt, kas Konstantin Päts oli surres vanem kui 120-aastane. Või kas Päts oli surres noorem kui 30-aastane? Ükskõik kumma küsimuse me inimestele esitame, tunneb ta ära, et tegemist on üsna jabura küsimusega. Ometi, kui me paluksime neil peale seda pakkuda, kui vana oli surres Konstantin Päts, siis sõltuks nende vanus sellest, kumb jaburatest küsimustest eelnevalt esitati. Esimese puhul oleks vanus kõrgem, teise puhul madalam. Kuigi tegemist oli näitega, on kirjeldatud efekti täheldatud nii mitmetes uuringutes, et see on saanud omale nime. Nähtust, kus inimene toetub liialt teema kohta esimesena avaldatud infole, kutsutakse ankurdamise kaldeks. Kõik otsused järgneva info kohta on justkui ankurdatud selle esimese infokillu külge. Kas ankurdamise mõju on võimalik vältida? Tegemist on palju teaduslikku kinnitust leidnud psühholoogilise kaldega ning selle täielik vältimine on tõenäoliselt võimatu. Üks tõenduspõhine abinõu soovitab välja mõelda vastuargumente, mis räägivad ankru kasutamise vastu. Uuringutes on leitud, et selline lähenemine võib oluliselt vähendada ankru kallutavat mõju. Näiteks näeme poes mõnd riideeset, mis on paarisaja euro pealt alla hinnatud 60. Võime siinkohal mõelda, et ehk oli algne hind meelega tõstetud absurdselt kõrgeks, et allahindlus ahvatlevam paistaks. Kaaludes nüüd riideeseme väärtust iseseisvalt, võime leida, et ka 60 eurot on antud riideseme eest liiga palju. Hea õnne puhul jäämegi tol päeval natuke rikkamaks.